Räägime export product dimensions ehk maatrikstoodete dimensioonide ekspordi pluginast. Kui me võtame BIM ja eksporditooted, siis juhul, kui meil seda pluginat peal ei ole, on meie valik piiratud siit toote staatusega ja ülejäänud infoga. Tegelikult hästi vajalik võimalus, saab eksportida ka laoseisud, laohinnad, hinnakirja hinnad, seda kõike kasutada. Kui me aga valime ekspordi ainult maatrikstooted, mis on siis tekkinud selle plugina installiga peale, selline võimalus, ja ekspordi, siis programm toobki välja ainult maatrikstooted ja seda tabelit, tõsi, tuleb küll ikkagi veidi kohendada, ta kuvab siia ka nimelt peatoote, aga see-eest näitab ta kõik variatsioonid, näitab variatsioonide nimed, näitab maatrikstoote nime või peatoote nime ja näitab ka dimensiooni väärtused ära. Ta näitab peatoote ID-numbri, aga iseenesest on see muidugi siia välja toodud, aga ilma kohendamata seda kohe tagasi importida ei saa, et tegelikult see peatoode tuleks siit eemaldada. Kui ma aga valin siit ekspordi ka maatrikstooted ja ekspordi, siis teeb programm mulle sellise väljundi, kus on koos nii tavatooted kui siis maatrikstooted. Et siin on siis ka tavatooted. Tavatoodetel lihtsalt seda peatoodet ja dimensiooni väärtus ei ole, aga muidu annab siis tulemuse küll. Ja kui ma teen tavapärase lihtsalt ekspordi, siis saan samasuguse väljundi, nagu kõik saavad ilma selle nii-öelda pluginata. Ja selles tabelis on siis küll kõik tootekoodid toodud, aga dimensiooni väärtusi ei kuvata. Ja selle alusel on praktiliselt võimatu teha toodete maatrikstoodete importi.